Perfect. Facing each other. Left and right. Bring it a bit more forward. No nii, Viktor Mets, legend suure L-tähega. Siin me nüüd jälle oleme. Paide linna staadion ja hakkame FCI Levadiaga taas kord mängima, kellelt me saime äsja karikafinaalis suure ja valusa kaotuse. Kuidas sa seda laupäevast mängu vaatasid? Ma vaatasin seda küllaltki hea koha pealt, aga esimene poolega oli super. Ma ei ole vist sellist Paideid see aasta näinudki. Aga see, mis teine poolega oli, see oli kardinaalselt hoopis teine. Levadia näitas, miks pärast ta on esikoha peal ja huvitav, et jah, et nii suured, ütleme, käärid on nagu selle vahel esimene poolega väga hea, mängu lõpp jälle selline. Kui me mõtleme tänasele mängule, mis meil siin poole tunni pärast selja taga pihta hakkab, mida meil on võimalik sellega nii-öelda parandada, mida me saame tagasi paremasse rööpasse seeläbi suunata? Päris oskas veel öelda, aga siin loeb minu arvatus see, kuidas mängijad on sellest mängust taastunud ja pigem ka mentaalselt, sellepärast, et usun, et see kaotus oli küllaltki ränk 2-0 pealt 2-4 ja muidugi füüsis ka, mis olukorras mängijad on praegu. Homme lähed sa lennuki peale ja sõidad Wembley staadionile, kus sa laupäeval vaatad meistrite liiga finaali Real Madridi ja Dortmundi Borussia vahel. See on sünnipäevakink, mida sa hakkad lunastama oma 70. juubelikink siis täpsemalt. Mis tunded vahetult enne lend on? Tead, ma ei ütle, et ma Reali vastu olen, aga ma olen Dortmundi poolt kõvasti ja tahaks näha, et Dortmundi legendid võidaksid selle viimase mängu aga Real, mis ma Reali kohta oskan öelda. Ainult Carlo Ancelotti on minul positiivne, ülejäänud on no. Sobib, väga hea, naudi finaali. Leva tuleb siia poole. Kes kerro on? Ingvar on. Ingvar, too siia, see on kohtunik.
on meil number 1808. Olemuse! Vaatame siia üle. ilus, super. Ja väga hea ja viimane loosiauhind pikkade käistega. Nii ja meie Fortuna on 1794. 1794. No nii, päriselt või? Oppadi, selline bingo täna siis läks ja ka särgi, nii et väga lahe. Robbie Saarma, raskelt on viimased 2 mängu Levadia vastu tulnud ja sellele kõigele takka on üks kaotusalg ka Nõmme Kaljult. Kuidas me ennast sellest mõnetisest august välja kaevame? No võiduga, et ma arvan, et tänane mäng oli nagu mänguliselt suht hea isegi, ma arvan, et see üks eksimus tuli ja sealt see värav tuli. Ma muidugi ei tea, kui palju meil endal neid võimalusi, väga häid võimalusi nagu oli, et see mäng enda poole kallutada. Aga jah, need viimased mängud on kahjuks negatiivsed skoori mõttes lõppenud, et ma arvan, Flora vastu tuleb lihtsalt seda head energiat hoida ja luua ise momente, minna juhtima, ma arvan, et see on kõige tähtsam ja siis proovida siis mäng nagu positiivse noodiga ka lõpetada. Mis jutud mängu lõppedes peatreeneri poolt ja muude asjaosaliste poolt olid? Tuli nii negatiivsemat infot kui ka positiivset, et mäng iseenesest oli ju tegelikult mängu pildi poolest oli okei, et jah, see üks eksimus, ma arvan, nagu ei tohiks sellist eksimust teha, kus tuleb värav, et ma arvan, et see on nagu seda hooaeg eriti kirjeldanud, et laseme selle ühe eksimuse sisse, vastane lööb sellest värava ja siis on jälle pead nurgus ja ei suuda kuidagi sinna mängu enam tagasi tulla, et suudaks need väiksed enda eksimused ära hoida, et tegelikult siis vastane, ma arvan, me ei suudaks niimoodi väravaid endale lasta, et ma arvan, selles suht asi ongi. Igati väljateenitult oled taaskord kuulumas Eesti jalgpallikoondise nimekirja peale Flora mängu kogunete. Mis tunded, emotsioonid peale värsket kutset läbi käisid? Head emotsioonid ikka, et alati on nagu rõõm esindada rahvuskoondist, aga hetkel on veel mõtted on täiesti 100% nagu klubi juures, et ka Flora mäng on ees, et seal tuleb lihtsalt võit ära võtta, et muud võimalust enam ei ole, et me ei saa jälle lasta tabeli tippu nii eest ära, et nüüd meil põhimõtteliselt peale Flora mängu mitu kuud mängime ainult endast, ma ei taha öelda nõrgemat, aga tabeli mõttes madalamate tiimide vastu, et seal nagu tuleb lihtsalt jätta need punktid koju. Selge, rohkem ei piina. Tänud. Thanks.